Tere õhtust kõigile, tere tulemast 17. Power Estonia laivi. Minu nimi on Rudolf Kasper ja enne kui me lähme meie tänase laivi külalise juurde ja lähme tänase teemasse täielikult sisse, siis ma räägiksin natukene laiemalt sellest, mis see Power Estonia kogukond on ja miks me neid laive teeme. Ja kui sa oled esmakordselt meiega, siis kindlasti jälgi meid YouTube'is, Instagramis ja Facebookis. Aga Power Estonia kogukond on mõeldud selle jaoks, et inspireerida inimesi viima ellu oma unistusi ja elama oma kire järgi, ükskõik mis valdkonnas sa tegutsed ja läbi nende laivide me siis intervjueerime täiesti erinevate valdkondade edukaid inimesi, kes on pürginud oma unistuste poole. Ja lisaks sellele me korraldame erinevaid online ja offline üritusi, mille eesmärk on julgustada ja aidata inimesi lähemale enda eesmärkidele ja unistustele. Aga meil on täna taaskord külas väga inspireeriv ja tõsiselt ka minu elu mõjutanud inimene, ettevõtja ja palju muud. Ja mis see kõik palju muud on, sellest saab meie külaline ise rääkida, aga kas Eda, oled sa meiega? Ja tere Kasper, ma kuulen sind väga hästi ja tänan kutsumast sinu need toredad podcastid, lindistused ja kõik need saated. Ma olen enamiku neist ära vaadanud, sest et need on tõesti innustavad, ma arvan, kõikidele inimestele. See on nii suur läbilõige kõikidest erinevatest valdkondadest, nii et mul on väga hea meel, et sa mind siia täna kutsusid. Aitäh! Seda on super kuulda ja kindlasti me võtame selle tagasiside vastu ja me jätkame selleks, et veel suurem selleks, et veel rohkem inimesi inspireerida. Aga võib-olla saaks natuke rääkida alustuseks endast, et kes sa oled ja kust sa tuled? No siin on nüüd selline laiem vastus sellele küsimusele, et see juhatab sisse nii minu mõlemad teemad, millega ma täna rohkem tegelen. Et kui ma vastan sellise üldise suure pildiga, siis on see, et ma olen täna üks hing, kes on tulnud siia sellesse maisesse kehasse saama järjekordset kogemust, arendama ennast, õppima ära oma õppetunnid, parandama ära oma eelmiste elude vead. Ja siis selles elus olen ma see keha, kus see hing on sees ja mul on nimeks pandud Eda. Ja siis läbi nende erinevate tegevuste, läbi nende erinevate võimaluste, mis mulle elus ette on tulnud, millest ma olen kinni haarunud, osadest loobunud, on siis minust saanud täna inimene, kes tegeleb eelkõige ettevõtlusega ja oma isikliku hingearenguga aidates teisi. Väga lahe. Ma lähen detailsematesse küsimustesse kohe, mul siit tekkis mõned uued mõtted, aga algul võib-olla võtame siis laiemalt need kaks teemat korraks ette, et kui sa mainisid praegu ettevõtlust, et kuidas sa jõudsid ettevõtluseni ja mis ettevõtlus sa täpselt teed? No see ettevõtlus ei ole ka mul selline traditsiooniline ja klassikaline ettevõtlus, et võtsin mingi teema, hakkasin arendama nullist, vaid see ettevõtlus on mul ka natuke pisut teistsugune, mis on seotud inimeste aitamisega. Ehk ma aitan inimestel ka jõuda ettevõtluseni. Ma võin öelda, et ma olen nagu ettevõtluskonsultant, aga samal ajal siis ongi see, et ma aitan inimestel nende isiklikke ärisid üles ehitada. Seda eelkõige siis mobiilsetel platvormidel, et see on siis eelkõige e-kaubandus ja selline e-turundus ja täna on see hästi selline aktiivne ja huvitav trend maailmas, mitte ainult trend, see ongi tulevik, me lihtsalt liigumegi sinna. Aga kuidas ma selleni jõudsin? Ma tegin eelnevalt 25 aastat palgatööd ja ma lihtsalt nägin, et kõik see, mida ma teen, see kõik on tore ja hea, aga et minu sees on peidus palju rohkem väge, mul on palju rohkem antud võimalusi inimesi aidata kui ühel lihtsalt palgatööl ja ma hakkasin lihtsalt otsima väljundeid, ma isegi ei teadnud, mida ma otsin. Ma teadsin kindlasti, et ma ei taha klassikalist väikeettevõtlust teha, sest et minu abikaasa oli ettevõtja ja ma lihtsalt nägin, kui palju peab panustama 24/7 ja kuna meil oli kodus veel mitu väikest last, siis ma otsustasin, et see ei ole päris õige, kui kaks abikaasad teevad täiel rinnal ettevõtlust, sest kui teha, siis teha ikkagi hästi. Ja siis jõudiski minu ellu see imeline projekt, millega ma tänini tegelen juba 16 aastat ja see on andnud mulle tõesti
väga palju seda minu ellu, mida ma olen otsinud. Ehk ma saangi suhelda hästi paljude huvitavate inimestega, ma saan neid aidata. See annab mulle materiaalse sissetuleku, see on arendanud mind tohutult, sest et siin on kaasas ka ettevõtluskoolitus ja läbi selle ettevõtluse ma võib-olla võin öeldagi, et ma jõudsin ka selle hingeteeni, sest et see pani aluse isiklikule arengule. Isiklik areng on see, kus inimesed hakkavad ennast leidma, eelkõige ennast otsima, leidma. Ja kui sa tõsiselt tahad elus midagi saavutada, siis sinule lihtsalt antakse need võimalused. Sa pead lihtsalt oskama küsida. Ma arvan, et ma oskasin tol hetkel küsida õigesti seda ettevõtlust, mida ma täna teen ja ma olen selle üle väga-väga tänulik nendele inimestele, kes mind sellel teel on aidanud. Väga lahe, et mul tekkis praegu just selle alguse poolega. Ma kohe, mul on erinevaid mõtteid, ma alustan algust, mis siit tuli, et kui sa mainisid, et sa olid eelnevalt 25 aastat palgatöötaja ja siis sai sinust ettevõtja. Et ma hiljuti just kuulsin ühte lauset, et ma olen juba 5 aastat palgatööl käinud, et ma nagu, minu jaoks on liiga hilja ettevõtlusega alustada, et ma olen nagu vale tee valinud. Et siis ma arvan, et siin oli nagu lihtsalt see, mis mind kõnetas, et 25 aastat palgatööd ja peale seda sa tegid selle muutused. Ma arvan, et see on äge mõte, mis ka võtta, et kõigil meie kuulajatel, et ükskõik kui kaua sa mingi valdkonnaga oled tegelenud, et sa võid seda vahetada. Ja ettevõtlusega alustada ei ole mitte kunagi hilja. See sõltub muidugi, mis ettevõtlus sa nüüd alustad, eks. Aga kuna ma tegelen sellise riskivaba ettevõtluse, kuhu sa ei pea liiga palju oma isiklikku finantse sisse panema ja see on seotud isikliku arenguga, siis alusta või 80, et sellel ei ole nagu mitte mingisugust vahet. Ja teiseks ma võin öelda julgelt nendele inimestele, kes on täna palgatööl ja ka tahaks midagi teist teha, siis kõik need eelnevad kogemused palgatööl ka minul. Ma pidasin väga palju erinevaid ameteid, ma seda otsisin, ma olen terve elu kogu aeg otsinud, ma olen selline rahutu hing, sest ma olen kogu aeg teadnud, et kuskil on midagi sellist, mis on täielikult minu, aga selleks, et selleni jõuda, sa pead läbi käima need erinevad teed. Ja isegi kui sa oledki täna 80 ja sul on võib-olla 40 aastat palgatöö kogemust erinevaid, siis see on väga hea start ettevõtluseks, sest et sul on elukogemus. Väga õige, väga hea mõte. Aga siit me nüüd see teine pool, mis mul tekkis, oli just see, et sa rääkisid, et sa jõudsid ka läbi ettevõtluse siis hingeteeni ja kogu selle hingelise arenguni. Aga võib-olla sa natuke räägiks lähemalt, et mis see hingeline tee ja hingeline areng on. Et ma tean, et meil on siin eelnevad ka laivis käinud mõned inimesed rääkimas, kes on ka ükskord jõudnud selle siis hingeteeni või spirituaalsuseni, aga ma ei ole nagu kellegiga läinud veel enne süvitsi, aga mis see hingetee siis on, et kui meil on nagu keegi täitsa siis nullinfoga inimene või kes ei ole veel ennast seda teed leidnud, et mis see hingetee sinu jaoks tähendab? No see hingetee on täna nii lai mõiste, et meil on täna maailmas pea 8 miljardit hinge varsti ja igaühel nendest on oma tee ja kõikidel nendel hingedel on oma arenguplaan ja oma etapp. Nii et see, mis on minu jaoks hingetee, ei pruugi olla kellegi teise jaoks hingetee. Et iga inimene täna, kes saab seda maist kogemust, on oma hingega, oma hingetee kogemusel võib-olla selles etapis, et tal ei olegi vaja seda konkreetselt, millega mina tegelen. Et tal on võib-olla käia läbi veel mingisugused muud kogemused, et saada kogemusi, just nimelt see kogemus, hing tuleb siia kogemusi saama. Et ma arvan, et mul on lihtsalt võib-olla natukene vanem hing, et ma otsisin tõde. Ma olen lapsest saati otsinud tõde, et minu jaoks ei ole olnud need poolikud tõed nagu rahuldavad, et ma ei ole kuhugi pidama jäänud. Et kui me räägime hingede, siis paljud inimesed kindlasti seostavad seda võib-olla religiooniga, kuigi sellel ei ole religiooniga mitte mingisugust pistmist. Et religioon minu jaoks on pigem poliitika, mida on sajandeid ja sajandeid arendatud. Aga hingetee on sinu isiklik hingeareng ja seotus loojaga ja mis on hing, alustamegi võib-olla sellest, eks, et hing on see armastuse energia, mis sinu sees on. Ja areng ongi see, et kui palju sa suudad seda hinge armastust jagada maailmaga, kui palju sa suudad aktsepteerida teisi inimesi, jagada nendega armastust, saada aru, et kõik inimesed on siin maailmas erinevad, et ei ole mitte seda, et need on head ja need on halvad,
vaid me kõik oleme üks ja kogu selle hingede osas on tegelikult hästi palju sellist asja, nagu on klišeesid, kus inimesed räägivad selliseid väga kulunud ja teadaolevad väljendeid, aga saamata aru, mis selle taga on siis sügavuti. Kuna ma olen täna selle teemaga nüüd juba pikemalt tegelenud, siis mina olen jõudnud enda mõisteteni just läbi selle sügavuse ja leidnud need vastused hoopis teistmoodi enda jaoks. Ja nagu ma juba mainisin korra eelnevalt, et iga inimene otsib enda vastuseid. Aga mina lapsepõlves juba ei olnud rahul nende vastustega, mis mulle koolis anti. Ma ei ole rahul sellega, mida ma kuulan täna telekast, raadiost ja loen väga paljudest artiklitest, siis mul oli nii palju küsimusi, ma lihtsalt otsisin. Ja meil kõigil on selles elus olemas teejuhid ja kui sa oskad oma teejuhtide käest ilusti küsida, siis nad suunavad, sest et teejuhtide ülesanne on suunata sind just selleni, mida sina otsid. Et ainus konks on see, kas sa tead, mida sa otsid. Et alustama peaks sellest, et spirituaalsus ei ole see, et kui inimene muutub nagu hingeliseks, et siis ta paneb omale selga kummalised riided ja kummalised ehted, et kuidagi siis eristuda või hakata põristama mingeid trumme, et see ei ole minu jaoks hingelisus. Hingelisus on puhas armastus ja selleks ei pea trummi põristama, selleks peab lihtsalt kõiki inimesi armastama. See on mulle väga meeldib see mõte ja ma tegelikult siit ma jõuangi järgmise küsimuseni, mis ma tahtsin ka välja tuua, et enamasti, kui me räägime klišeedest või mingitest stereotüüpidest, siis ütleme, kui me räägime hingelisest või spirituaalsest inimesest, siis näiteks enamasti, kui sa ütled spirituaalne inimene ja ettevõtja, siis need kaks asja näiteks ei käi käsi käes, nagu need on nagu vastandid. Et nagu üks on kõlab nagu hästi materiaalselt või nagu hästi materialistlik ja teine on siis täpselt nii, nagu sa mainisid, see, kes neid trumme põristab või siis kuskil metsas mingit meditatsioone teeb, on ju. Et ma mõtlengi, et nagu mulle meeldis väga lahedalt, kuidas sa selle nagu tõid ära, et kuidas sa pead inimesi armastama ja kuidas sa neid kogemusi saad. Et võib-olla ma lihtsalt nagu küsin ka siis konkreetselt, et kuidas nagu, kas üks välistab teist, ehk siis see hingetee leidmine ja samal ajal ka midagi nii-öelda siis siin elus tegemine, et kas sa pead nagu selle spirituaalsuse leidmiseks nii-öelda siis täiesti sellest nii-öelda muust maailmast eralduma või pigem on just see, et sa pead nagu saama neid kogemusi ka siin ja samal ajal siis nagu, et kõige lihtsam võib-olla näide need budamungad, et nad on, ma arvan, väga spirituaalsed, aga nemad on võib-olla siis sellest ettevõtlusest kõige kaugemal. Siis küsimus sulle, et kui need on kaks nii erinevat valdkonda, et kuidas sa seda mõlemat koos teed, kas nad segavad mingis valdkonnas üksteist või nad pigem toetavad üksteist? Ja see on väga vahva küsimus. Kahjuks on ütleme, laiem pilt selles maailmas meil täna selline, et arvatakse, et kui inimene on spirituaalne, et siis see materiaalne elu jääb nagu kõrvale. Et see on nagu vale arusaam, sellepärast, et me elame ju täna materiaalses maailmas, me saame kogemust materiaalses maailmas ja meie materiaalses maailmas täna ütleme, selline energiline ühik on ju raha ja me ei saa välistada seda. Iseasi ongi see, et mida sa teed selle raha saamiseks, milliste väärtuste põhjal sa endale seda hangid, kas sa teed seda ausalt või ebaausalt. Ebaausalt on halvasti öeldud, aga milliste väärtustega sa seda teed ja kas see on sinu ainus eesmärk elus. Et kindlasti hingetee ei välista ettevõtlust või ükskõik midagi muud, et need asjad on omavahel nii tihedalt seotud, et neid ei saa üldse eristada, sest et kuidas sa saad hingeliselt arendada, kui sa siin materiaalses, füüsilises maailmas mitte midagi ei tee. Et lihtsalt see, mida sa teed, peab olema sinu jaoks tehtud armastusega, sulle peab see meeldima, sa pead nautima, mida sa teed, see kasvatab su hinge. Et see just nagu sa tõid praegult näiteks, et need budamungad ja nad on jõudnud võib-olla isegi siin oma nirvaanani kuskil, aga nendel puudub mainekogemus. Ja see mainekogemus on see, mis me just tuleme siia saama ja ka teisi inimesi aitama, et kuidas me oma kogemust saame eelkõige läbi selle, kui me aitame teisi inimesi. See on meie esimene eesmärk ja see, kuidas sa siis aitad, kas sa oled hea palgatööline, see ei ole vahet, kes sa oled.
sa võisid olla eelmises elus kuningas, aga täna sa oled koristaja, see on väga okei, sest et sul on vaja just nimelt seda kogemust, et me ei lahterda inimesi absoluutselt nende tegevuse järgi, samamoodi nende hariduse järgi, sest et inimestel ongi vaja erinevaid kogemusi ja see armastus ongi see, aktsepteerime inimesi sellisena, kellena nad on. Ja spirituaalsus eelkõige ongi see, et sa tuled siia saama erinevat kogemust, aga sa pead jälgima seda, et sa teed kõike armastusega, sa teed kõike andmisega. Et isegi kui sa koristad, siis sa teed seda armastusega ja sa teed seda südametunnistusega, mitte see, et ma saan siit mõne raha, teen kähku ära või sa teed seda kuidagi niimoodi kellegi teise heaks ja kõike see, mida sa teed enda heaks. Ja samamoodi, kui sa tegeled ettevõtlusega, nii nagu mina teen ettevõtlust, eks, et siis eelkõige ma lähtun sellest inimesest, keda ma aitan. Et ma ei pea silmas mitte seda oma isiklikku eesmärki, et kui palju ma nüüd teenin või kui palju ma nüüd saan, vaid see, kuidas selle inimeseni jõuda parimal moel ja kuidas aidata seda inimest parimal moel. Ja võib-olla tekkiski väike selline seisak ka minu ettevõtluses just sel hetkel, kui ma sügavuti sain aru, kuidas neid inimesi aidata. Ma hakkasin otsima teist teed inimesteni jõudmiseni. Et ütleme, see seadus, mille järgi täna kogu universum peaks elama, see ongi see, et õigus valida, et inimesel peab olema vaba tahe ja õigus valida. Et kui see on mulle kasulik, see peab olema kindlasti ka talle kasulik. Aga kindlasti ei välista hingeline tee täna materiaalset kogemust, ettevõtluskogemust, tippjuhte, mitte midagi. Ka poliitikud, ka religiooni inimesed, see on nende tee täna, neil on vaja seda kogemust. Siit tuli jälle väga palju erinevaid punkte ja mõtteid ja enne kui me läheme siit edasi, siis ma korraks näitan ka meie kuulajatele, et ma olen siit juba praegusel hetkel saanud peaaegu et lehe ja kui märkmeid, siin on veel sentimeeter ruumi, nii et kindlasti kõigil meil laivi kuulajatel tehke ka märkmeid, siin on nii palju neid häid mõtteid ja need märkmed ma tegin praegu samal ajal, kui ma küsimusi küsin ja vestlen, et ma pärast kindlasti kuulan selle laiviga üle, et saada veel neid teadmisi ja kuulata neid mõtteid, siis siit tuli tõesti väga palju erinevaid mõtteid, millega ma just väga haakusin. Aga siit võib-olla nüüd tekib see olukord, kui me nüüd täna meie laivi kuulavad ka erinevad, me näeme, et meil on erinevaid ettevõtjaid, erinevaid ka inimesi, kes tegelevad isikliku arenguga ja kes otsivad ka seda oma hingeteed. Et kui nüüd täna keegi meid kuulab ja ta tunneb, et ta haakuks selle teemaga ja ta tahaks nagu arendada seda oma just seda hingeteed, areneda ka selle poole pealt. Et siis kas sul oleks mingid soovitusi just inimesele, kellel, et ta on täna teikse selle nullinfoga, et kui sa võib-olla mõtled tagasi enda peale sellel hetkel, kui sa jõudsid nii-öelda sinna, ütleme, hingeteel me oleme alati olnud, see on need kogemused, mis me saame, aga kui sa nagu teadlikult jõudsid selleni, et kui sa täna saaksid nagu muuta midagi niimoodi, et sa teaksid tol hetkel midagi või ütleme, et seal kõige alguses, kui sa seda teekond alustasid, et mis oli siuke nagu esimene samm, mida sa praegu sel hetkel mingile inimesele soovitaksid, kes otsib seda teed või mis see esimene samm sinu jaoks oli? Küsimused. Kõige esimene samm on küsimused, et uuri enda käest, küsi enda käest, mis on sinu küsimused üldse. Et me elame täna sellises duaalses maailmas, kus ühel poolt on hing ja teiselt poolt on siis see ego, keda me kasvatame juba sünnist saati ja see tuleb meile kaasa. Ego on siis teatavasti see programm, maatriksi programm, millega me oleme seotud selles maailmas, selles duaalses maailmas just nimelt. Ja tihtipeale, kuna see programm täna on kasvanud väga suureks ja väga paljudel inimestel on hing selle ego programmi taha ära kadunud. Et nad isegi ei oska küsida neid õigeid küsimusi, sest nad on jäänud sellesse ego rattasse kinni. Et võib-olla kõige esimene samm olekski, et nii nagu minu puhul ka, et ma üldse ei teadnud, mis asjad on ego programmid ja mis on hing, ma ei teadnud, kuidas see duaalsus nagu väljendub. Me teame kõik, me elame duaalses maailmas, aga mida see täpsemalt tähendab? Et võib-olla hakata lugema võib-olla mingisuguseid raamatuid, et ma arvan, et üks kõige esimesi raamatuid, mida võiks võtta ja lugeda, on Rahumeelne sõdalane. Sellest on tehtud film ka. See film on pisut teise nurga alt, aga kui inimene võtab raamatu, siis ta saab natukene sellise hingelisema nurga alt kogu selle
kogu selle teekonna ja kui sealt teda midagi hakkab kõnetama, siis tekivad just nimelt need sisemised küsimused, et see tee algab küsimustest, nendest küsimustest, mis sinu sees on. Et mina võin näiteks öelda, et lapsena mul esimesed küsimused olid ikkagi see, et kuna ma käisin väga tihti oma vanematega tol ajal siis Leningradis, täna Peterburis ja kui ma koolis õppisin, et Peeter mõnekümne aastaga ehitas üles sellise gigantse linna, kus on kasutatud nagu selliseid tehnoloogiaid, siis lapsena mul tekkis küsimus, et miks täna ei ole sellist, kuidas see võimalik on? Need ei olnud teadlikud küsimused, need olid alateadlikud küsimused, aga need saatsid mind. Ja mida rohkem ma kasvasin, seda rohkem tekkis mul küsimusi. Ja ma hakkasin nendele küsimustele vastust otsima, nii et ma arvan, et iga inimene leiabki enda seest üles need küsimused. Ja kui neid küsimusi ei ole, siis järelikult võib-olla ei olegi sinu aeg veel. Võib-olla see on järgmises elus, sest et see hinge areng ja hinge selline kasv, see on ju läbi mitmete sadade elude. Et lihtsalt, kui sa saad selles elus selle seemne, et sa tead, mis su hing tegelikult on või millises maailmas me täna elame või kas või küsimused, et mis on vahet kosmosel ja universumil, kas või sellised väiksed küsimused on ju. Kas me tuleme siis ikkagi ahvist või meid on loodud, et mul on eluaeg need küsimused olnud. Täna ma tean nendele kõikidele küsimustele vastuseid ja ma otsusin tõesti tõde, mitte poolikut tõde, vaid tõde. Ja need inimesed, kes hakkavad küsima just nimelt neid küsimusi, jõuavad selleni, mis nendes selles elus on vaja teada saada. Wow. Esiteks tuli raamatusoovitus, me kindlasti pärast paneme selle raamatusoovituste alla, et nii-öelda siia video alla, ehk siis kõik peale laivi saavad seda siis ilusti üles leida. Aga siin see esimene mõte, et alustada küsimustega, et ma arvan, et kui me nüüd mõtlen tagasi meie teiste laivide peale, siis kui me räägime ettevõtlusest või ükskõik millest, siis me alati räägime sellest, et kõige tähtsam asi on see, et sa pead alustama miksiga, et miks sa midagi tahad, et küsi endalt, mida sa tahad. Ja nüüd siin täpselt sama vastus on, et küsimustest, et sa pead küsima ja hakkama tahtma aru saada asju. Aga sa pead aru saama, mis sinu sees on. Et lihtsalt me täna selles tohutus kiires maailmas me oleme oma hinge ära unustanud. Mina samamoodi, ma olin unustanud laiemas plaanis. Me sünnime siia ja me ei tunneta seda, sest meil ei õpetata seda. Seda peaks hakkama õpetama juba alates sünnihetkest ja koolis, see on see, mida meil ei tehta, aga need küsimused on hingel olemas. Aga nüüd, kui inimene on jõudnud sinna faasi, et tal tekivad need küsimused, siis tihtipeale ütleme, nagu sa ütlesidki, et sa oled täna leidnud vastused endale, et kas on ka, ütleme, soovitus, kui täna keegi kuuleb ja mõtleb, et mul on täpselt samasugused need küsimused, ma otsin neid vastuseid, ma olen sellel teekonnal otsimas neid väljundid, et kas sa oskad soovitada midagi, et näiteks kas võib näiteks sinuga ühendust võtta või siis mingid muid materjale asju, et kus neid vastuseid saada. Kindlasti võib võtta minuga ühendust, et ma täna ei pea ennast õpetajaks, ma täna pigem pean ennast suunajaks, aga ma saan aidata inimest suunata sellele teele, et ta leiaks just nimelt oma õpetaja. Et nagu ma juba ütlesin, et inimese arengud on erinevad ja inimestel on vaja erinevaid kogemusi, et kui sa leiad oma õpetaja, nüüd jälle see kulunud väljend, et kui õpilane on valmis, tuleb õpetaja, me tegelikult ei tea, mis selle taga ongi. Et selle taga ongi see, et sa saad just nimelt selle õpetaja, keda sul sellel eluetapil vaja on. Et minu elus on olnud ka väga palju õpetajaid, kõik inimesed meie ümber on meie õpetajad, aga on olemas ka kindlad, ütleme, sellised õpetajad, kes meid suunavad ja juhendavad. Ja see suunaja ja juhendaja, see võib olla esialgu sinul võib-olla materiaalses maailmas, pärast tuleb ta hingelises maailmas, aga inimene tunneb ära selle. Ta tunneb ära lihtsalt, mida peab usaldama oma sisetunnet. Et me tihtipeale ei usalda oma sisetunnet, et ma näen ka äris väga palju selliseid inimesi, kes saades hea informatsiooni endale, nende hing kohe rõõmustab, vau, nii lahe, ma tahan sellega tegeleda, mulle meeldib kõik see. Ja siis nad astuvad oma sellest seisundist välja ja nad lasevad tulla peale nendel ego-programmidel, kus siis väljast poolt tuleb hoopis teistsugune surve ja nad loobuvad oma sellest oma isiklikust sisetundest, mis oli neil alguses. Et selle hingeteega on samamoodi, et kui sa leiad, et see on sinu jaoks oluline
ja see on see, millega sa haakud, siis kõige esimene soovitus on jääda enda juurde. Et see üks egoprogrammidest ongi see samane küsimus, mida teised arvavad. Et kui sa suudad sellest programmist hakata ennast lahti rebima, see on esimene samm hingeteel. Et see ei ole oluline, mida teised arvavad. Et jääda enda juurde, see on kõige olulisem. See on väga hea õppetund ja ütleme eluline mõte, ükskõik ma arvan, mis valdkonnast. Ükskõik mis valdkonnast, täpselt. Hingetee ei ole eraldi valdkond, hingetee on elu ise. Hingetee on elu ise ja lihtsalt see, mis satub sinu teele materiaalses plaanis, on need sinu õppetunnid ja need inimesed, et sa pead olema tänulik kõikidele nendele inimestele, kes sinu elus on, isegi kui sa pead neid negatiivseteks, järelikult sul oli seda õppetundi vaja ja vaadata, kuidas sa nendest protsessidest välja tuleb, kas sa õppisid midagi või kolistad neid ämbreid ikka edasi. Ja siis ma arvan, et tuleb täpselt see võib-olla, kuidas mina praegu enda peas mõtlesin selle mõtte, et ükskõik, kas sa tegeled nii-öelda hingeteega või mitte, tegelikult me kõik oleme oma hingeteel, kas sa oled lihtsalt teadlikud seal või mitte, me kõik oleme täpselt. Kuidas sa seda teadvustad endale? Just. Aga siit ma jõuan nüüd ühe küsimuseni, mis on nüüd natukene laiem ja see on ka konkreetselt sulle suunatud, aga selle küsimuse eripära on see, et ma olen seda küsinud kõigilt meie live esinejatelt. Ja selle küsimuse idee ma sain enda mentorilt, Kailt, ja ma olen seda kõigilt küsinud ja see küsimus, ma räägin lihtsalt seda tausta ära, et miks me seda küsimust küsime, on sellepärast, et kui me täna siin seda laivi teeme ja kõiki eelnevaid laive, siis paljudel on tekkinud selline olukord, et mõned inimesed kuulavad neid laive ja nad vaatavad neid inimesi, kes siin esinevad kui ideaalsed inimesed, et nemad viivad oma eesmärke ellu ja nemad saavutavad kõike ja teevad, et meie ei ole sellised ideaalsed inimesed. Ja tihtipeale võib jääda nagu läbi sotsiaalmeedia või läbi selliseste laivide mulje, et inimesed, kes oma eesmärkide poole pürgivad või siis elavad selles suunas, kus nad tahavad, teevad kõik ideaalselt. Aga tegelikult me ju päriselt teame, et see ei ole nii. Ja see küsimus olekski, et kas on mingid valdkondi või mingid tegevusi, kus sa tead, et tegelikult sa peaksid vaeva nägema, sa peaksid rohkem pingutama, et selles valdkonnas areneda, aga sa kuidagi teadlikult oma mugavustsooniga või millegagi lükkad seda niimoodi vaikselt edasi, et sa pole nagu sellesse veel süvitsi läinud. Et kas on mingid selliseid valdkondi, kus sa näed ka ise, et sa peaksid rohkem pingutama ja arenema või nagu, et ütleme teadlikult panustama sinna rohkem, et areneda? Ma alustan kohe sellest, et selles maailmas ei ole ideaalseid inimesi. Et kui me oleksime ideaalsed, siis me ei sünniks enam siia tagasi. Et siis me rändaksime juba teistes maailmates oma igaveses elus ja oleksime hoopis teises kehastuses. Et siia maailma me tuleme ikkagi õppetunde saama ja mis üldse see ideaal on, et ideaali pole olemas. Ideaal on üks selline illusioon, mis inimesed on enda jaoks välja mõelnud, kelle jaoks on see materiaalne illusioon, kelle jaoks mingi muu illusioon, aga ideaalsus on illusioon. Et ma jõuan ikkagi sinna, et meil on pea 8 miljardit täiesti erinevat inimest ja me ei pea olema mitte kellegi teise sarnaseid. Et meil ei peaks olema isegi mingeid eeskujusid ega ideaale, vaid me peaksime järgima seda oma isiklikku teekonda. Ja kõikidel inimestel, minul kaasa arvatud, on valdkondi, mis tahavad rohkem või vähem arendamist. Mõtleksin, et keegi vast ei lükka teadlikult edasi. See teadlik edasilükkamine ongi see, et see on lihtsalt laisk ja rumal. Iseasi, kas sa seda endale tunnistad. Aga inimese elus on erinevad eluetapid, kus ta käib erinevaid teid. Et ta lahendab erinevaid programme ja ütleme see, kui sa lähed nagu hingeteele, siis ongi see, et sa hakkad lahendama oma erinevaid egoprogramme, sa hakkad neid nõnda lahustama ja sa ei saa teha seda korraga. Ja kui sa oled teadlik, siis sa tead, et sa võtad nagu step by step, ja sa sead omale mingisugused prioriteedid, kust valdkonnas sa tahad olla parem, kust valdkonnas on sul vaja kiiremini liikuda, et see prioriteet on igal inimesel ka erinev. Ja kindlasti on minul ka väga palju selliseid valdkondi, mis vajavad lahendamist, aga ma täna ei tea seda järjekorda veel, sest et see antakse mulle ette hoopis teistmoodi, et
kõige olulisem programm, mida inimesed peaksid enda jaoks lahendama, ongi see, kui nad on leidnud oma need küsimused, et lahkuda minevikust ja lahkuda tulevikust ja elada selles oleviku hetkes. See on kõige keerulisem. Et me oleme oma programmidega kinni minevikus või oleme programmidega kinni tulevikus. Meil on tohutud eesmärgid, aga me oleme mineviku programmides kinni ja me ei saa oma tuleviku programme lahendada. Ainus lahendus ongi see, et sa oled hetkes, sa oled tulevikus. Ja võib-olla siinkohal on üks raamatu jälle Eckhart Tolle kohaloleku jõud siin ja praegu. See on keeruline raamat. See ei ole üldse selline raamat, et võtan esimesena raamatu kätte ja hakkan lugema, et inimesel peab olema käidud mingi etapp, et hakata seda lugema. Või samamoodi siis Eckhart Tolle Uus maailm, mis räägib lahti selle ego ja need egoprogrammid. Et seal on nagu see konks, kus inimene leiab enda jaoks selle prioriteedi, mida tal on vaja kõige kiiremini lahendada. Ehk vaata oma elu, pane võib-olla kirja oma need probleemid, mis elus on. Ja vaata, millist probleemi on kõige kiiremini vaja hakata lahendama, siis need ongi need kitsaskohad, kus sa pead tulema mugavustsoonist välja. Et kui sa küsid konkreetselt minu kohta, mida ma pean tegema, siis minu kõige suurem programm on täna seotud ikkagi võib-olla toitumisega. Sest et ego on mind sealt väga kõvasti kinni haaranud ja see toitumine on väga paljudel inimestel täna üks teemaks. Et toituda tervislikult, et toituda mitte juhuslikult, vaid väga teadlikult. Et see toitumine on nagu see järgmine programm minu jaoks konkreetselt, mida ma siis lahendan, et otsida lahendusi selle õige ja puhta toidu leidmisel. Et see on väga oluline täna. Okei, väga hea ja põhjalik vastus. Siin oli kindlasti nagu palju neid häid nõuandeid ja nagu mõtted ja ma just siin tajusin ära, et jällegi, et see on iga selle lause taga on nii palju nagu, et mõtlemist, et jällegi ma praegu tunnen, kuidas ma pea kindlalt seda laivi uuesti kuulama. Et siit on tõesti seda puhast kuulda on väga palju tulnud. Aga kahjuks meil jookseb aeg peale, me peame vaikselt hakkama kokku tõmbama. Aga me praegu jälle jõudsime 2 raamatu soovituseni. Ja kui me nüüd võtame, et ütleme, võib-olla ongi, et praegu on olnud hingetee kohta neid soovitusi, neid raamatuid, mis on aidanud sind. Aga kui me võtame laiemalt sellel teekonnal, siis ka ettevõtluse teekonnal, et mingit podcast'e või raamatuid mõlemas valdkonnas, siis mida sa kindlasti soovitaksid lugeda meie kuulajatel või siis kuulata? Klassika. Minul omal ajal, kui ma alustasin üldse nii ettevõtja teekonda kui hingeteekonda, on siis suurelt mõtlemise maagia. Et seda ma olen läbi töötanud mitu korda. Ma väga palju raamatuid ei soovitagi võib-olla alguseks, et seda on ehk piisav. Et kui sa loed selle ühe raamatu mitu korda läbi, sa hakkad leidma, kus on sinu need mõttevead. Sest et kogu elu on meil ju läbi mõtete, mõte on materiaalne. Miks me elame nii, nagu me elame? Meil on sellised mõtted. Me oleme oma mõtetega loonud selle maailma, kus me elame. Ja see suurelt mõtlemise maagia ei käi mitte ainult materiaalse mõtlemise kohta, vaid kogu elu kohta. Et võib-olla siis suurelt mõtlemise maagia. Ma kindlasti soovitaksin läbi lugeda seda, see on meil ka tõlgitud. Meil on Eestis üldse selline hästi hea kogukond. Meil on saadaval praktiliselt kogu maailma kullavara, mis on eesti keelde tõlgitud. Et tänud meie kirjastustele ja tõlkijatele. Et ma tean, et isegi saksa keeles pole nii palju häid raamatuid, kui meil eesti keeles on. Et lihtsalt, kuna ma olen sellega natuke kursis, siis ma võin öelda, et minnes raamatupoodi me leiame peaaegu kõik. Ja podcastidest sõltub sellest, mille poole sa tahad pürgida, aga mind on väga palju aidanud selline inimene nagu Joe Dispenza. Et tema juhatas võib-olla mind ka selle minu õpetajani, sest et ta räägib väga palju sellest, kuidas maailm toimib, kuidas meie aju toimib, kuidas me iseendaga hakkama saame. Et ta on nagu selline laiem pilt. Kui sa süvened ja kuulad, siis tema käest tuleb väga palju vastuseid. Okei, väga hea. Panin need kirja ja kindlasti me paneme need siia laivi alla, et kõik saavad ilusti neid siis guugeldada ja otsida ja neid raamatud saada.
raamatute koha pealt tuli küll ka see mõte, et ma mäletan, kui ma kunagi käisin Soomes raamatupoes ja kui Eestis on need isikliku arengu sektorid, kus on need isikliku arengu raamatud, siis Soomes sellist kohta ei olnud. Ja Saksamaal ka ei ole. Saksamaal ka ei ole, et me käisime Kristjaniga, otsisime, neid saab küll internetis tellida, nad on kõik kuskil olemas, aga poodides konkreetselt sellist niimoodi nagu sektoreid, nii nagu meil on, et ei ole, et me oleme selle koha pealt hästi hoitud olnud, et meil on kõik see olemas, et järelikult see on kuskilt kõrgemalt suunatud, et inimesed arenege, teil on kõik olemas, kasutage seda, mis teil on. Just, väga hea. Ja nüüd on, ütleme siis üks plaanitud küsimus ja siis üks pisikene lisaküsimus, aga mõlemad on kiired ja lühikesed küsimused. Aga see järgmine küsimus mulle väga meeldib. See on küsimus, mida ma alati tavaliselt küsitakse tööintervjuudelt, aga mulle väga meeldib just laividest küsida, et kus sa näed ennast 10 aasta pärast, kus on EDA 10 aasta pärast, ehk siis aasta 2031? Sellele ei ole isegi üldse mitte keeruline vastata, sest et ma olen kogu oma järgneva elu planeerinud pühendada inimeste aitamisele ja ma teen seda jätkuvalt. Kuna ma lihtsalt tean, et maailm selle 10 aastaga nii tohutult muutub, me oleme totaalselt teistsuguses maailmas, siis neid inimesi, kes vajavad võib-olla selliseid teadmisi rohkem, nagu mul täna on, et ma kindlasti tegelen inimeste aitamise ja õpetamise ja suunamisega. Et kindlasti ma jätkan sellel teekonnal, see on minu tee. Seda on väga hea teada ja meil on rohkem vaja selliseid inimesi nagu sina. Päriselt siiralt. Ja nüüd üks viimane küsimus. Ta ei ole niivõrd võib-olla küsimus, vaid selle kogu eelneva kokkuvõtteks. Et kui nüüd praegu ütleme, keegi teeb meie laivi lahti ja ta nüüd kuuleb ainult seda järgnevat, mis sa nüüd saad öelda paari lausega, et mis on see, mis sa tahaksid, et inimesed sellest laivist endaga kaasa võtaksid või mäletaksid, et siuke nii-öelda kõige võib-olla suurem sõnum või tähtsam sõnum, mis sa tahaksid edasi anda meie kuulajatele? Tihtipeale inimesed küsivad selliseid küsimusi, et mis on õnn ja mis on sinu jaoks õnn ja et minu jaoks ongi õnn, kui sa elad vastavuses oma hingega. Ehk siis, kui inimene tahab midagi sellest kaasa võtta, sellest laivist, siis ongi see, et hakake otsima seda, mida te ise siiralt ise tahate. Et astuge välja nendest sellistest programmidest, kuhu võib-olla te olete pannud ennast vastu tahtmist ja esitada ikkagi küsimusi endale, et mida ma tegelikult tahan. Et sealt hakkavad tulema vastused ja kui inimene on suundunud sellele teele ja ta hakkab tegelema sellega, mida ta tõeliselt tahab, kui ta teeb seda armastusega, siis need asjad hakkavad elus hoopis teistmoodi jooksma. Tihtipeale me elame koos inimestega, keda me ei armasta, me teeme tööd, mida me ei armasta. Me teeme kõike seda sellepärast, et meil on seda kuidagi mööda kas peale surutud või vaja teha. See on üks asi. Teine asi on see, et meil on maailmas tohutult palju hirmu. Meid tihtipeale kannustab hirm, mitte armastus. Nii et see sõnum võib-olla ongi see, et jätta see hirm selja taha ja pöörduda armastuse poole ja sa leiad selle siis, kui sa hakkad enda käest neid küsimusi küsima. Ja miks inimesed ei küsi küsimusi? Hirm on küsida, sest et tõde võib päevavalgele tulla, et ma ei elagi tegelikult nii, nagu ma tahan. Nii et rohkem armastust ja vähem hirmu. See on jälle nii lihtne lause, aga mis siin taga on tõesti, ma võin öelda, elusi muuta. Aga Eda, suured tänud sulle tulemast. See oli väga sisukas 2,5 lehe jagu märkmeid küsimuste vahelt. Tõesti väga palju häid mõtteid ja me tõesti kindlasti äkki saame kunagi sind uuesti paluda meile laivi ennast võib-olla veel rääkida, sest ma tunnen, et need küsimusi oleks siin tundide jagu, aga lihtsalt see aeg on meil kahjuks piiritletud. Aga suured tänud sulle tulemast. Ja aitäh sulle kutsumast. Mul on hea meel jagada seda sinuga ja kõikide nendega, kes seda kuulavad. Ja ikkagi lõpetuseks, et kui me tahame elada armastuse maailmas, siis jagame armastust. See on kõige olulisem. See on kõige olulisem ja ma tean, et sina teed ka oma neid podcast suure armastusega.
et mul on sinult väga palju õppida, kui siiras ja avatud sina oled, et sa oled üks väga hea õpetaja mul sellel teel olnud täpselt samamoodi, et ja me ei ole juhuslikult saanud kokku selles äris ja nüüd ka hiljem siin nendes podcastides, nii et aitäh sulle ka, Kaspar. Sa teed sellist tööd, mida inimestel vaja. Aitäh sulle. Ja olge hoitud. Suured tänud ja meiega minu selja taga on samamoodi erinevad inimesed, see siin live samamoodi tekib tänu meeskonnatööna ja tänu kõigi meie kuulajatele ka, kes annavad seda tagasisidet ja annavad meile inspiratsiooni jätkata. Ja ma kõigile meie kuulajatele tahakski öelda, et juba selline järgmine inspireeriv live on järgmisel teisipäeval. Kindlasti tulge kuulama ja ma kindlasti soovitan kuulata just meie tänast live'i, kui siin on nii palju sisukaid mõtteid, mis võib-olla esimese korraga lähevad mööda. Ja kui te veel ei jälgi meid Facebookis või Instagramis või te ei ole subscribe'inud meid siin YouTube'is, siis kindlasti subscribe'ige, jälgige, likeige, sest siis te lihtsalt ei jää ilma järgmiste live'ide või ürituste teavitustest. Aga suured tänud sulle Eda tulemast ja ilusat õhtu jätku sulle. Tšau! Tšau!